Koerad on nii kihvtid. See on mul esimene suur koer, mul oli 2, see on nüüd juba 3. koer. 2 esimest olid sellised väiksed nässakad, eelmine oli hästi kihvt, kõik olid toredad. Tommi on retriiver ja Dobermanni segu, praegu 10-aastane. Mart sai ta varjupaigast 3 aastat tagasi, enne seda oli Tommil tõenäoliselt 7 aastat raskeid läbielamisi. Mina sain esimene aasta käest 3 korda hammustada. Aga edasi? Ta kasvas ümber vaikselt. Ma ei tea, mis tal see laps oli. Ma kardan, oli ketikoer, ta parem hoiab minuga ligi, sest siis ma ei pane ketti ja annan süüa ja ei tee liiga. Ma arvan, tal on liiga tehtud seal lapsel, sest alguses kartis igast asju. Kogu oli valmis võitlema. Aga nüüd on maailma kõige tublim koer. Kord majas. Ta laseb alati mind treppist või sealt uksest eest läbi. Ta on jumalast äge mõni. Marti esimene koer oli Carrie, hüüdnimega Lallu, teine Marcello. Ta oli igavene ülbur ja siis tema arvas, et kui ta isasid nägi, et küll ta jagu saab, siis ta sai tappa ja siis ta pidi ta päästma, aga siis seda me vaatame, et see kellelegi liiga teeks. Martsi pani ajama ja ma vaatasin, kus ta kätte saanud, ta kogu aeg kõrval, ta mingi kogu aeg jälgib, mis sa teed, kogu aeg niiviisi vallab. Selles mõttes pole muret, et tõesti tühja, et kaduma läheb. Et ise lähed enne kaduma, kui tema läheb kaduma. Kõik 3 koera segaverelised ja varjupaigast, sest kes ikka varjupaiga koera nii väga tahab, leiab Mart. Eriti veel suurt ja suhteliselt vana koera nagu Tommi. Suurte koerte elu ei ole lihtne, kas see koerte varjupaik on neid suuri koide täis, keegi ei võta neid sealt ära ka. Nii et jumala eest, minge võtke. Ega nad ei lähe niisama heast peast kurjaks ka. Nad ikka lähevad sama kurjaks kui see peremees. Koerad on Mart ka oma filmidesse sisse kirjutanud. Marcello mängis 2 filmis, üks oli Õnn tuleb magades ja teine film Üks mu sõber. Tal oli osa, et igat pidi kohe oma nimega osa, nii et ta oli sees. Ja sai näitlemisega hästi hakkama? Sai küll, aga ma ütlen, et ega film on niigi raske ja koertele on veel eriti raske. Koer ei viitsi sul 10 tuublit teha. Eriti andekas oli Mardi viimases filmis Taevatrepp, ühe tuttava koer. Ta oli nii tubli, ta tegi suurepäraselt. Seda ütlesid, mida ütlesid, seda tegi kah, ma polnud sükest koera veel näinud. Pärast sai oma vorsti ja siis tegi täpselt sama, ta tegi kohati paremini kui näitlejad. Ma uskumatu, kuidas ta tegi. See oli mingi tõukoer? Ei olnud kuskilt, ega tõukoerad on oinad. Need krantsid on tegelikult kõige targemad ja sellised mõistlikumad ka. Ega siis tõukoerte värgist ma eriti aru ei saa. Kui pead tingimata endal mingi tõukoera ostma, üleüldse ma ei saa, kuidas saab koera osta. Koer peab ikka kuidagi tulema. Marcello tuli juhtumisi Valgast, polnud vist veel kuu vanunegi. Ta arvas tingimata, et ma olen ta mingi vanem vend ja laias kohast, aga see arvab, et ta hakkab ise siis korda tegema. Kes kellega räägib, kui pikalt räägib, kes üldse võib toas olla, kes ei või, siis see on tal loll komme. Praegu sellest aru saab, praegu nõues, aga niiviisi toas küll. Vahepeal sõitsin kuskil ära ja siis viisin ta korraks sinna Korte hotelli, mis on see kuskil lõunaeestis. Tõrva lähedal. Ja siis läksin nädal aega hiljem järgi ja ega ta ei saanud aru. Ta arvas, et ta läks varjupaika tagasi. Et see oli päris kole tunne. Kes oskaks praegu öelda, kumb on kuulsam? Kas Mart Kivastik või tema poeg, 5- liige Põhja-Korea Korea ehk Karl Kivastik? Kui vanasti sinu poja kohta öeldi, et see on nüüd Mart Kivastiku poeg. Ja. Kas nüüd öeldakse, et Kivastik on Korea isa just? Ja, las ütlevad. Ega mitu korda on juba öeldud. On. Noh, jumala eest. Kuidas oled poja karjääriga rahul? No, mis veel rahul olla? Kõik on tipp-topp. Kes talle selle nime pani? Ma ei tea, kus nad selle nimed võtsid. Mulle need nimed, mulle ei meeldi see Põhja-Korea nime. Aga kui nad tahavad olla Koread ja kohvrid, jumala eest, see on nende mure. Mis Mardil parasjagu käsil? 2 raamatut. 13 kirjaniku peale lennuraamat, kus on 13 novelli lendamisest ja see on niisugune eesti-inglis keeles, võtad Eesti parimad kirjanikud, võtad lennuvast kaasa, ostad, lähed lendad ja pärast võid ära kinkida. Minu arust saab jumala kihvt asi. Ja siis endal mul tuleb novelli kogu Kikimura. Millal neid siis lugeda saab? See lennuraamat tuleb kohe varsti ülejärgmine nädal juba, et see on olemas. See novellid tulevad sügisel, jah.